tere hommikust kõigile. Täna on mul külas Anti Orav Pipeline Life'ist ja tema natuke räägib siis sellest, et kuidas ta oma meeskonda sihiteadlikult treenib. Ja egas midagi, Anti, et võib-olla alguseks mõned sõnad, et räägite, mis ettevõtte Pipelife on ja mis on sinu väljakutsed siis organisatsioonis nimega Pipelife. Pipelife on plastturusüsteeme valmistav ettevõte, mis omakorda kuulub ühele suurele Austria börsiettevõttele, millel on 200-aastane ajalugu. Nii et seal juba on sisse programmeeritud selline teatud vastuolu, sellise pika, stabiilse arengu ja siis sellise kaasaegseks muutumise vahel. Aga jah, et Pipelife on siis fokusseeritud eelkõige siis vee, sadevee, kanalisatsiooni, energia lahenduste siis pakkumisele ja minu peamiseks vastutusalaks on siis selle ettevõtte arengu toimetamine Baltimaades. Et siis toimetate nii siis Eestis, Lätis ja Leedus? Jah, see on minu fookuseks, aga Pipelife ise on laiem üle-euroopaline siis grupp, tegutseb siis 27 erinevas tegutsemispaigas. Ja sa olete nüüd Pipelife'i juhi rollis mitmendat aastat? Mul saab endalegi üllatusena täis juba 7 aastat. Nii et on selline hea aeg vahekokkuvõtete tegemiseks. Nii et aitäh, et sa siia kutsusid, et ma arvan, et see on üks moodus seda kõike teha. Kui sa mõtlete oma rollile ettevõttes ja et mis on sinu selline roll olnud või kuhu sina ise oled fokusseerinud meeskonna Pipelife'is oma tööga? Pipelife'is, aga ka varem minu eelmistes töödes olen ma ennast alati näinud sellise meeskonna arendajana, sellise toetava inimesena, mitte kõike teadjana. Ja samamoodi ka Pipelife'is on minu peamine ülesanne hoida ettevõtte fookust, hoolitseda selle eest, et meil on õiged kompetentsid majas olemas, et inimesed teaksid oma rolle ja tegutseksid nendest lähtuvalt. Ja samuti siis ka hoolitseda selle eest, et pidevalt treeningud käiksid. Et ega hea meeskonnaga tulemust ei saa ilma, kui trenni ei viitsi teha. Kas sul on mingid spetsiaalsed treeningud või sa oled koosolekud üles ehitanud natuke teises struktuuris? No eks ju koosolekud ju ongi need treeningud, kus sa siis meeskonnaga analüüsid läbi eelneva perioodi tegemised, võtad sealt välja teatud õppetunnid, tuvastad ka teatud arenguvajadused ja saab teha ka uued kokkulepped, et kes mida siis võib-olla, kes millele tähelepanu rohkem pöörab, nagu palliplatsil, et kui võtad aja maha, siis on vaja eelmine situatsioon kiiresti läbi käia ja leppida kokku, et ääremees näiteks, ma ei tea, murraks rohkem sisse või et tagamees võiks rohkem peale visata. Et see on ju tegelikult selliste nädalaste kokkusaamiste põhi olemus. Aga ülioluline on ka siis juhi ja tema töötajate selline üks-ühele selline kohtumiste harjumus või rutiin, mida võib samuti vaadata kui sellist treeninguformaati. Ja meie täna toimetame sellise 2-nädalase rütmiga kontori poolel, mis on minu arvates väga hästi vastu võetud ja täidab väga head eesmärki. Aga siia tulid kõik inimesed ühesuguse huvitava küsimusega, et sa lubasid lahti rääkida seda pidi, et kuidas sellest oravratast ikkagi välja saab. Et ma vaatasin, kui inimesed registreerisid, enamusel oli kirjas, et palju tööd ja segadust prioriteetides või et inimesed tuleb juurde ja jälle segadust rohkem. Et kuidas sa oled sellest nagu teadlikult? No ütleme, siis tuleb ikkagi ilmselt algusest peale ära rääkida, et kui ma 7 aastat tagasi Pipelife'i sattusin, siis see olukord oli seal üsna selline võiks öelda ka segane. Oli väga palju head, mis seal majas tehti. Ettevõte on ju pikka aega Eestis toimetanud, selgelt turuliider, tugevad positsioonid Lätis, Leedus, väga tugeva kliendi fookusega, mis on absoluutselt väga hea alati.
tugeva kvaliteedifookusega. Aga nii-öelda selline ettevõtte üldine toimimine oli pigem kaootiline. Paljud protsessid logisesid, paljud protsessid olid defineerimata ja ettevõttega tol hetkel oli mõned aastad olnud üleüldse sellises juhtimise ja eestvedamise vaakumis, et eelmine pikaajaline juht oli lahkunud ja mina võtsin üle siis ühelt selliselt nii-öelda interim soomlaselt, kes oli siin siis oma pensioni ootel siis järelvaatajaks paigutatud, nii et ettevõttes oli sellist natuke nagu peataolekut ja üheks minu suureks ülesandeks oli ka siis nii-öelda sellise Baltikumi tiimide ühtseks nii-öelda sidumine, mida nad tol hetkel selgelt ei olnud. Kõik, kui me kokku saime, siis see tuba oli kahe paksu halba täis ja palju isiklikke tülisid ja nii edasi. Nii et selles mõttes õhkkond ei olnud selles mõttes väga hea. Nii et see kõik viis mind mõttele, et siin on vaja teha mingisugune nii-öelda täielik muudatus, ettevõte, mis toimis suuresti sellise kultuuripõhiselt, eks, et nii-öelda, mis ei ole paha, et nii-öelda automaatsed harjumused kõik toimisid, aga need ei olnud enam sellised, mis meid oleks viinud kusagile nii-öelda uute kõrgusteni, mida oli ka vaja teha. Nii et siis ma jõudsin selleni välja, et on vaja nagu korralikult defineerida meie ambitsioonid, vaadata üle strateegiat ja siis kogu organisatsioon nii-öelda joondada nende järgi ja sealt see kõik nagu alguse sai. Nii et see oli ka see nii-öelda see hetk, kus me nii-öelda oravarattast nii-öelda tulime välja ja vaatasime, et kuulge, et tore on seal joosta nii-öelda kliendi rahuldamise nimel, aga kuulge, et tegelikult me võib-olla peaksime hoopis teises suunas liikuma ja midagi muud moodi tegema. Aga mis su soovitus on, sest vaata, inimesed ütlevad, et meil polegi aega siin plaane pidada või süsteeme korrastada, sest meil ongi kiire. Ma arvan, et see ongi nüüd ilmselt üks selline väär arusaam, et me peame kogu aeg jooksma. Samas ongi see orav arvab ka rattas niimoodi, see teine, mitte mina enam. Et kõik sõltub meie nii-öelda jooksmise kiirusest, aga kui te ratta seda nii-öelda kujundit siin vaadata, siis tegelikult ju nii-öelda võid kiiresti joosta, aga tegelikult sa ei jõua mitte kusagile. Nii et selles mõttes selliste nii-öelda korraliku juhtimissüsteemi paikapanek on selles mõttes nagu sama oluline kui igasuguste muude protsesside defineerimine ettevõttes, olgu see siis tootmise või ma ei tea, mingid finantsprotsessid, nii et ma arvan, et seda selgelt alahinnatakse. Et selline asi, et ettevõttes on olemas tootmisprotsessid ja tarneprotsessid kirjeldatud, aga tihtipeale avastame, et juhtimisprotsess on siis see, et kuidas me koostööd teeme, see on kuidagi jäänud laiali. Paraku ta nii paistab olevat, sageli. Aga räägi mulle sellist asja, et kuidas te nagu üles ehitasite siis selle mehhanismi, et oleme vaadanud teid külje pealt, et te kasutate sellist ebatraditsionaalset nagu meetodit, et ikka nagu aega on vähe, et siis teeme kord aastas plaani ja siis hakkame ellu viima, et teil nagu toimetate siin kvartaalselt ja teete midagi kuuselt ja veel nädalaselt ka. Mis ja selles mõttes, et me muutsime nagu kogu selle nii-öelda elluviimissüsteemi ära, et kui varem nii-öelda oravarattas rahvusvahelise ettevõttes tavaliselt toimetatakse nii, et omanik ütleb, et on vaja, ma ei tea, strateegia üle vaadata ja kord aastas on vaja eelarve teha ja siis sealt tulenevalt siis tegutsetakse, siis me selles mõttes nii-öelda läksime nii-öelda uue lähenemise peale, kus me siis tõesti kord aastas seame endale või vaatame üle sellise pikaajalise plaani, seame endale ka suured ambitsioonid ja see oli minu arvates üks nagu võtmekoht meil 7 aastat tagasi või 5 aastat tagasi sellist oravaratast välja saamisel, et me ei oodanud peamaja poolt sellist mingisugust suurt eesmärki, siis seda sealt ei tulnud. Nemad ütlevad, et 3% aastas kasvu ja siis nad on rahul, mis ei ole selgelt ju kuidagi ambitsioonikas. Et meie seadsime endale siis sellise eesmärgi, et me peame olema nii head oma nii-öelda operatsioonide poolel, et üks tehas Skandinaavias pannakse kinni. Ja panime selle ka paberile kirja ja meie siis Soome kolleeg selle peale väga solvus ja et kuidas te nii saate ja see tekitab mingit pahameelt ja nii edasi.
Aga etteruttavalt võib öelda, et sel aasta lõpuks üks tehas pannakse kinni ja meie oleme täna elus ja väga palju paremal järel, kui me tollal olime. Nii et kõik algas nagu sellise sütitava inspireeriva eesmärgi seadmisest. Seadsime endale ka eesmärgiks veel siis ettevõtte nii-öelda äri kahekordistamise siis 3–5 aastaga, et oleks veidikene ambitsiooni. Ja sealt juba edasi siis nii-öelda hakkasime siis elluviimisega, hakkasime tegelema siis 90-päevase tsükliga, ehk siis kvartaalse tsükli või kvartaalse rütmiga. Sest et eriti tänases nii-öelda maailma olukorras, kus meie nähtavus ette on selgelt liiga lühike. Paljud ettevõtted ei näinud ette COVID-i pandeemia tulekut, me ei näinud seda ette, keegi ei näinud ette või ütleme, vähesed nägid ette sõjatulekut ja kõike seda mõju. Nii et selles mõttes aastase sellise plaaniga töötamine on selgelt nii-öelda vale või ütleme, et see ei ole mõtet. Pigem tuleb nagu täna töötada selliste lühemate perioodidega ja siis nii-öelda see annab ka võimaluse nii-öelda oma prioriteete ringi vaadata ja tegelikult arengukiirust hoopiski suurendada. Ehk siis, et 4 korda aastas vaatad oma plaane ringi, sätid natuke sihikut, see on 4 korda rohkem nii-öelda arenguvõimalusi kui tavalise aastase plaaniga töötamisel. Ja ma saan aru, et siis seda pidi, et kvartaalselt nii seate ettevõttele igale üksusele kui ka igale nagu rollile kvartali uue eesmärgi. Täpselt see nii on jah, et see kvartaalne rütm ongi võtmetähtsusega nii-öelda elluviimise juures ja tähtis on ju see, et nii-öelda kõik töötajad oleksid joondatud ettevõtte siis prioriteetide ja eesmärkide järgi. Ja seepärast me teeme siis kõigepealt ettevõtte nii-öelda Baltikumi juhtgrupiga, koostame siis kvartaliplaanid, sealt edasi iga üksuse juht teeb seda oma tiimiga ja siis ka iga tiimi liige defineerib ka enda siis missiooni, ehk siis, et mis on tema rolli missioon sellel nüüd 90-päevasel perioodil, mis on tema võtmenäitajad ja ka mis on siis sellised initsiatiivid, et mida üks või teine siis tiimi liige siis peaks nii-öelda sel perioodil nii-öelda korda saatma, nii et jah, kvartaalselt me nii-öelda defineerime ettevõtete, üksuste ja ka üksikute tiimi liikmete siis sellised prioriteedid ja võtmenäitajad. Et siis ma saangi nagu aru, et on see nagu õige, et igas kvartalis toimub inimesega arenguvestlus ja siis ülenädalaselt sa nagu monitoorid, et kuidas ta liigub siis oma arengu eesmärgi poole või kuidas ta inimesena või spetsialistina areneb. Jah, täpselt nii, et ka kui nii-öelda tavalistes traditsioonilistes organisatsioonides viiakse arenguvestlusi läbi kord aastas, siis meil põhimõtteliselt jah, nii-öelda siis meie nii-öelda kontori poole peal tõesti toimuvad arenguvestlused praktiliselt iga 2 nädala tagant, kus siis juhil ja töötajal on võimalus nii-öelda omavahel teha nii-öelda uusi kokkuleppeid, vaadata üle ka prioriteete, võib-olla midagi muutub. Sageli juhtub ju see, et töötaja tunneb ennast väga ülekoormatuna, et mul on, ma ei tea, laual nii palju asju ja see ongi see, et iga 2 nädalaga tal on võimalik oma juhiga öelda, et kuulge, mul on täna selline olukord, lepime kokku, mis on praegu järgmise 2 nädala jooksul see prioriteet, millele ma pean fokusseerima ja mis on siis see, mida ma võib-olla võiksin kõrvale jätta. Nii et iga 2 nädala tagant jah, tõesti vaadatakse üle, et kuidas see edenemine käib ja samuti vaadatakse seda üle, et kuidas on siis töötaja hetkeolukord, kuidas tal on rahulolu oma tööga, kas tal on vaja mingit tuge juhi käest, kas tal on vaja äkki abi mingisuguste suhete või ressursi poole pealt. Ja tehakse ka kokkulepe jah, et mis on järgmise 2 nädala siis sellised nii-öelda fookused, et ei oleks erinevaid ootusid, erinevaid arusaamu siis juhi ja töötaja vahel. Et läbi selle üks vestlus saad ka siis nagu tempot reguleerida, et inimene ennast puruks ei tõmbaks. Just nimelt jah, et kuna me seal ka alati vaatame töötaja olukorda või vestleme ka nii-öelda siis sellisest nii-öelda rollivälistest teemades, natukene inimese sellisest üldisest olukorrast, et kui inimesel on, ma ei tea, tervisemured või muud asjad, et me üritame ka nendest rääkida. Loomulikult seal on teatud piirangud, palju sa tohid isiklikust elust rääkida, mitte, et me kindlasti ei ületa neid piire, sest lõpuks ikkagi see on kõik töötaja või tiimiliikme ju oma otsustada, enda otsustada, mida ta räägib, mida mitte. Aga mida aeg edasi, seda rohkem inimesed hakkavad avanema, näevad ära seda, et me oleme terviklikud inimesed, et me ei ole nagu tööl ja kodus, vaid et me oleme ühed terviklikud inimesed ja on väga oluline
ikkagi ka oma juhti hoida natukene nii-öelda nende teemadega kursis, et mingil hetkel, kui inimesel on mingid rasked ajad või tervisega on raske, siis juht saab ju öelda, et kuule, tead, et sest see on tegelikult ju kõige tähtsam. Me ei taha, et keegi ennast katki töötaks. Erinevalt võib-olla siis sellest, mida inimesed võib-olla kuskil võivad arvata, et ei, me ei taha, mistõttu me tahame teada, mis tema seisund on ja võib-olla saame ka ütleme, prioriteetide, koormustega või mingisuguse toega saame hoopiski aidata nii-öelda tema sellise väljakutset lahendada. Et sa oledki nagu võtnudki tehnoloogiafirmadest sükse tuntud nagu printsiibi, et me peame olema hästi selged ja nõudlikud oma ootustes, aga me peame olema isiklikult hoolivad. No täpselt nii, et see on nagu see kontseptsioon, et kui on palju usaldust omavahel või kui räägime perekonnas, et kui on väga palju armastust on toas, siis sa saad olla ka väga nõudlik. Vastupidi, see ei toimi, et kui usaldust üldse ei ole, siis iga järjekordne selline nõue kogu aeg tundub olevat kuidagi ülekohtune. Nii et jah, me nii-öelda hoolime oma inimestest ja siis me saame olla ka nende suhtes nõudlikud ja arvestades sellega, et meie inimesed kas soovivad palju saavutada ja soovivad areneda, siis see ongi tegelikult ju ka nii-öelda nende ootuste täitmine. Sa nagu enne tõid just nagu välja, et sa suhtud endasse kui mitte juhti, kui treenerisse. Ja kuidas sinna nagu, et ma olen lugenud siin, et Inteli juht Andy Grove ja siis Ben Horowitz, kes on ka tehnoloogia hiidude juht, on ütelnud, et meeskonda saab ainult treenida meeskonna juht ehk treener. Et me võime osta sisse spetsialisti koolitust, et Java plussi kirjutamist, aga kõik juhtimiskoolitused, meeskonnakoolitused, väärtuste koolitused, need on need asjad, mis nagu nad on ise nagu juhtidena läbi viinud. Mis sina arvad sellest? Ma olen täiesti nõus sellega, et ikkagi ettevõtte juht või siis üksuse juht peaks olema see nii-öelda põhiline treener ka oma inimestele, et ma ei kujuta väga hästi seda, et ma telliksin kuskilt või ostaksin kedagi väljast sisse minu asemel seda tegema. Mis on küll loogiline, on see, et iga juht vajab teatud tuge, räägime siis nii-öelda sellises nii-öelda abitreeneri siis nii-öelda võtmes, et kes saaks talle pakkuda võib-olla mingit raamistikku või toetada siis mingi metoodikaga. Aga jah, et olen täiesti seda meelt ja olen ka sellest nii-öelda siis põhimõttest lähtuvalt kogu aeg tegutsenud, et juhi peamine roll on ollagi oma meeskonnale selline treener, toetav, inspireerija, innustaja, mitte siis nii-öelda tippude tippspetsialist. Okay. Ma lugesin sükst vahvast raamatust, mis oli No Rules Rules, Reed Hastings Netflixist. Ta tõi isegi väga huvitava sükse asja nagu välja, et nii hästi kui juht on komplekteerinud ja treeninud oma meeskonna, nii hästi juhtmeeskonna liikmed komplekteerivad oma meeskonnad ja treenivad neid. Kuidas sa ise tunned? Siin on väga palju tõtt sees, jah, et ega kõik ikkagi algab ettevõtte juht on sageli ikkagi see, kes on eeskujuks, seab standardid, kindlasti on ka erandeid, et kui tippjuht on väga kehv ja siis mõni üksuste juhtidest on vastupidi väga tubli, et on kindlasti ka seda, aga ma arvan, et pigem reegel on see tõesti, et ettevõtte tippjuht seab standardid, ta nii-öelda komplekteerib oma tiimi ja ju ta komplekteerib ka seda siis sellest vaatest lähtuvalt, et nii-öelda need rollid saaksid nii-öelda täidetud selliselt ootuspäraselt. Nii et olen täiesti päri selle arusaamaga, jah. Kas sul on ka olnud sellist nagu etappi, kui me eelmine aasta rääkisime Rasmus Kurmiga Framist, siis ta ütles, et kui ta hakkas ettevõttega minema järgmisse etappi, siis juhtus selline asi, et ta pidi juhtmeeskonnas hästi palju inimesi välja vahetama. Mitte, et need inimesed nagu halvad oleksid, vaid ta tõi seal välja nagu just, et tahe ja kompetents, et kas nad suudavad ettevõtet edasi viia, et kuidas sulle endale sukse asjad kogemus on? No mis seal salata, kui me oravaratast välja tulime, siis me nii-öelda mõne aja jooksul ka elasime ise ka läbi päris suure uuenduskuuri, et meie kommertstiim on suuresti uuenenud,
meil on tekkinud juurde uued nii-öelda, oli vaja meil uusi rolle, oli vaja hakata tegelema tarneahela juhtimisega hoopis teisel tasemel, mida varem üldse ei olnud. Finantstiim on suuresti uuenenud, nii et ega ei ole midagi teha. Muudatuse, nii-öelda ettevõtte toimimise muudatusega käivad kaasa ka meeskonna sisesed muudatused, sest et inimestel on oma tõekspidamised ja nii edasi, et kui me näiteks otsustame kõik koos, et me jätame joomise maha sõpradega ja mõni sõpradest ei taha seda teha, siis kogu lugupidamise juures tal on lihtsalt võib-olla keeruline seal edasi olla ja mitte, et nad oleksid kuidagi halvad inimesed. Me suhtleme kõigi nendega edasi ja küsimus ei ole selles, mitte midagi isiklikku nii-öelda, aga selline ka koosseisu värskendamine käib sellise protsessiga sageli kaasas. Lisaks ka siis nii-öelda ettevõtte arengu juures, ka sellise nii-öelda agiilse lähenemise juures tuleb pidevalt vaadata üle, et mis on need rollid, mida meil on vaja täita, kuidas meie tänane nii-öelda siis mehitatus on, kas meil on kuskil vaja kompetentse puudu, et meil on vaja kedagi juurde tuua või et kas meil on võimalik või vajalik kedagi arendada või et on vaja kedagi kusagile nii-öelda ümber suunata. Nii et selles mõttes meeskonna täiendamine on ka äriorganisatsioonides lõpuks ju sama loomulik nagu spordiorganisatsioonides, sest et meie eesmärk on saavutada tulemusi, mitte olla selline nii-öelda kogukond lihtsalt, et nagu öeldakse, mitte midagi isiklikku ja seepärast me oleme ka oma nii-öelda sellise personali või töötaja sellise elutsüklis kirjeldanud selle ära, et ja rääkinud ka inimestele, et me ei oota kindlasti seda, et inimesed peaksid eluaeg meie juures töötama. Loomulikult me soovime, et nad meie juures töötaksid, me oleme paika pannud, mismoodi me neid arendame, sealhulgas see üks-ühele vestluste pool, mis on tegelikult kõige olulisem. Aga ka see, et kui me ühel hetkel leiame, et meil ei ole teineteisele enam midagi pakkuda või et meie töötajal on mingi uus arenguvõimalus kuskil väljaspool, mida meie pakkuda ei suuda, siis läheme kenasti lahku, oleme sõbrad edasi, võib-olla tuleme kunagi taas kokku. Et see ei ole nagu kunagi nagu probleem, et ma arvan, et see on üks selline võib-olla suur muutus, mis on võib-olla viimase 10 aasta jooksul toimunud, kui varem eeldati seda, et nii-öelda töösuhe on nagu justkui eluaegne ja keegi ära läheb, siis see on justkui nagu kuidagi mingi manifest kellegi vastu, mida ta sageli on, inimesed sageli liiguvad juhtide juurest ära. Aga ma ise näen nagu seda, et kui see on nagu korralikult juhitud, inimesed liiguvad edasi selleks, et teha uus arenguhüpe kuskil mujal, on see igati normaalne ja neid asju tuleb teha lihtsalt lahendada viisakalt ja kõik on hästi. Aga võib-olla sõnastada mitte teistpidi nagu selle ümber, et öeldakse jah, et inimesed tulevad ettevõtetesse ja lahkuvad juhi juurest, aga kui juht läheb visiooniga nagu edasi, et pigem on see ikkagi, et inimesed tulevad ja lahkuvad nagu eesmärgi tõttu ja kui nad näevad, et see uus eesmärk neid edasi vii, siis tihtipeale ikkagi teed lähevad lahku. No kindlasti ka, see on nagu teine põhjus, miks ära minnakse, et kui järjest enam inimesed ju, eriti noorema põlvkonna inimesed otsivad nii-öelda teatud sellist ettevõtte siis missiooni sobivust nende enda isiklike väärtustega ja ka missiooniga, olgu selleks siis selline keskkonnasõbralikkus või olgu see siis mingisugune suurem põhjus, miks see ettevõte üldse olemas on. Samuti ka selline ambitsioonikus, et kui ettevõttel ei ole üldse ambitsioonikust, lihtsalt tiksutakse siis nii-öelda või rullitakse ennast oravaratas, siis paljude jaoks see ei ole huvitav ja tõenäoliselt ka lahkutakse selle poolest, aga sealt tulebki juhi või ettevõtte juhi ülesanne siis nii-öelda neid ambitsioonikaid eesmärke koos püstitada, et kõigil oleks huvitav ja silmad säraksid. Räägi mulle veel natuke sellist asjast kvartaalsest nagu eesmärgist protsessist, et kas see kvartaalne eesmärgistamisprotsess, kui inimesed nagu seda läbivad ja seavad endale eesmärke, aitab sul ka mõista sedapidi, et missuguses elustaadiumis see töötaja su ettevõttes on? Kindlasti, sest et kvartaalne planeerimine on ju tegelikult meeskonna ettevõtmine ja seda näeb alati ära, kuidas keegi osaleb, kas silmad säravad, kas ta on entusiastlik selles osas, kuidas ta panustab. Nii et kindlasti tekitab see alati ka teatud üle küsimus, et kas minu tiimiliikmed on kõik nii-öelda endiselt samal tasemel
nii-öelda valmis panustama või mõni on natuke hakanud väsima ja siis on jällegi võimalik temaga see pärast seda planeerimissessiooni omavahel läbi rääkida. See on jällegi selline tagasidestamise ja vestluse koht, eks, et võib-olla ta lihtsalt oli natukene väsinud. Ja noh, mida me ka veel teeme, on see, et iga kvartali planeerimise eel me ka siis viime läbi sellise nii-öelda power score'i nii-öelda mõõtmise, mis ei ole küll nagu tippteadus, aga siiski ta annab teatud aimu sellest, kus meie selline elluviimise võime tiimina asub. Nii et see on ka nagu alati selline tore selline nii-öelda teatud nagu rituaal, mida me alati läbi viime. Rasmus Kurm isegi ütles mulle üks päev sellist asja, et tema nagu tegevjuhina seadis, et tal on ainult 2 nimetatud tulemusmõõdikut, mille järgi ta hindab oma, ütleme siis, missiooni täitmist. Ta oma missiooni kirjeldas siis ära, et tema missiooniks on suunata oma meeskond suurepärastele tulemustele. Ja siis ta ütles, et tal on 2 mõõdikut ainult selle jaoks, et üks on ettevõtte kasum ja teine on power score. Ma küsisin, miks sul power score on? Siis ta ütles, see näitab, kui hästi ma olen oma meeskonda treeninud. Jah. Täpselt nii on, et ega see juhtimistöö palju keerulisem ei ole, et täpselt tulebki meie ülesanne on fokusseerida oma meeskonnale ja toetada ja vajadusel arendada või siis teha vastavad muudatused ja täpselt nii see käibki. Aga võib-olla selline asi, et mis sa ise nagu ütled enda jaoks nagu juhina kõige suurem väljakutse on? Sa mõtled nüüd praegu... Või üldiselt juhina nagu olnud? Päris ausalt siis nii-öelda toona, kui ma alustasin natukene vähem praegu, aga siiski minu kõige suuremaks väljakutseks on sellises rahvusvahelises grupis omaniku huvi joondamine meie arenguvajaduste järgi. Et see on minu jaoks kõige suurem väljakutse, sest ütleme, tollal, kui ma alustasin, oli ka kogu selline grupi seisund natukene kaootilisem, hästi palju tegutsemist toimus riikide põhiselt. Me ise kuulume siis nii-öelda Balti ja Põhjamaade regiooni. Põhjamaade ärid olid väga tugevad, meie olime siin sellised natukene vaeslapsed siin kuskil. Austerlaste jaoks nii või teisiti Baltikum on kusagil nii-öelda kaugel sellisel nii-öelda servakese peal. Nii et huvi meie vastu liiga palju polnud, tulemused üsna kehvad, aga seegi kedagi väga ei huvitanud. Ja seetõttu me ka võtsime ju ette selle, et me otsustasime, et kuulge, et me ei hakka ootama, kuna omanik kuidagi siis meieni jõuab, vaid et me seame ise endale ambitsioonikad eesmärgid. Ja nagu varem öeldud, läksime ka nii kaugele, et me defineerisime ühe eesmärgina selle, et üks nii-öelda Soome üksuse tehas pannakse kinni. Nii et jah, minu kõige suuremaks väljakutseks on omanike esindajate kaasamine meie arenguplaanide elluviimisesse. Kui ma oleksin õnnestunud, siis me kindlasti oleksime saavutanud, arvan veel, et võib-olla 2 korda paremad tulemused, kui me täna oleme saavutanud. Aga mis ei puudu? Puudu sellest vallast tegelikult jäigi see, et oli täna natuke vähem teatud strateegiline vaakum. Ehk siis, et selle vahel, mida siis kuskil peamajas justkui sooviti ja nähti ja see, mida siin oli otstarbekas teha ja kas või siis ressursside poole, et ütleme, et väga paljud ka sellised initsiatiivid, mis meil siin olid, mis meil üles tulid, mida kõike oleks võinud ära teha, mis oleksid eeldanud ka võib-olla teatud investeeringuid, siis need tegelikult ei saanud toetust ja see kõik on mõjutanud, ütleme, selle mõttes meie ettevõtet, ütleks niimoodi, pigem negatiivselt meie arengut. Okei, et see tähendab ka seda pidi, et juhi väga suur roll on ka olla selline energiamootor. Et mõnes kohas öeldaksegi, et kui tekib tühimik kuskil, siis kas inimesed leiavad Jumala või teistpidi leiavad juhi, kes aitab helgema tuleviku poole liikuda. Okei. Aga nüüd ma palun sellist asja, et igalt ühelt, et natuke abi ka meile, et andke meile chatis tagasisidet, et mis on 3 kõige olulisemat ideed või mõtet, mis sa täna siit kohtumiselt kaasa võtad.
et me sel ajal, kui inimesed kirjutavad, saame siit natuke veel edasi minna. Mul on, võib-olla sa aitad nagu lahti mõtestada sükest asja, et Andy Grove on ütelnud sellist asja, et juhi meedium on koosolekud. Et mida see nagu, kuidas sina oled seda nagu enda jaoks käsitlenud? Jah, et koosolek on ju see nii-öelda üks sellised meeskonna töövõimele suunatud foorum, see on treening ja see on selles mõttes nagu ülioluline selleks, et ettevõte kõik nii-öelda liiguks soovitud kiirusega õiges suunas. Nii et selles mõttes koosolekul on väga suur roll ja taaskord, et ma olen tegelikult kohanud ka väljaspool meie organisatsiooni sellist teatud hoiakut, et koosolekud on aja raiskamine, jälle koosolek ja nii edasi, siis ma pigem näen seda, et koosolekute läbiviimise oskus on väga halb. Ehk siis, et seetõttu ka me kasutame sellist nii-öelda koosolekute läbiviimisel sellist nii-öelda kindlat struktuuri, et inimesed, kes koosolekul tulevad, nad teavad, et see on meil tiimi nädala koosolek, see kestab nii kaua, see ei kesta igavikku, vaid ta kestab nii kaua, me peame kinni sellest nii-öelda kokkulepitud ajakavast, ajaraamistikust reeglina. Vahel on ka see, et nii-öelda mõned teemad vajavad natuke rohkem, aga sel juhul on tiimi liikmetel kõik õigus tõusta püsti ja minna mujale tegema, kui nad ei tunne, et seal nad saaksid väärtust tuua. Mis on ka meil koosolekutel osalemise üldine reegel, et kui keegi tunneb, et ta seal koosolekul nii-öelda ei saa mitte midagi kasulikku või ta ei loo mingit väärtust, siis ta ei pea seal olema. Ta võib rahulikult püsti tõusta, ära minna ja keegi ei vaata sellele nii-öelda negatiivselt ja üks nagu võib-olla veel üks selline tore selline tava, mis meil on see, et me nii-öelda alustame koosolekuid sellise positiivse ja kogemuste jagamisringiga, et seada koosolekutel selline positiivne foon selle asemel, et inimesed nii-öelda tulevad ja laevad selle toa mingisuguseid ebameeldivaid asju täis ja siis on nagu läheb terve päev selleks, et tuba ära tuulutada. Nii et selles mõttes ma arvan, et koosolek on ülioluline tööformaat, aga see peab olema nii-öelda läbimõeldud ja peab olema hästi juhitud ja peab hoolitsema, et seal tõesti nii-öelda ei hakataks tegelema nii-öelda raiskamisega. Aga siis ta on ju väga sarnane nagu spordis on treeningutel, et kui inimesed tulevad trenni, siis on olemas kindlad harjutused, mis tuleb ära teha ja treenerina ülesanne on jälgida, et inimesed teeksid neid harjutusi õieti. Täpselt nii. Meil on mõned küsimused ka tekkinud siia ekraanile, et kui sa saad lugeda. Et esimene küsimus räägib rohepöördest ja kliimakriisist. Jah, olles rahvusvahelise nii-öelda börsiettevõtte osa, siis see on absoluutselt top teema, mis lähtub ju meie grupi pealikust Haimo Šoihist, et me oleme võtnud endale päris suured kohustused, aga Pipelife'is meie peamine prioriteet on see, et me ei valmista lühikese elueaga tooteid, ehk siis kõik meie tooted on ligi 100-aastase elueaga, ehk siis meie plastkotte ei valmista. Teine põhimõte on see, et kõik meie enda protsessis tekkivad jäätmed või jäägid saavad ära kasutatud 99% meie toodetes ja lisaks me täna töötame selle nimel, et järjest enam kasutada ka siis nii-öelda teistelt turgudelt tekkivat plasti siis jääke oma enda toodete valmistamises, nii et seal on päris nii-öelda suur töö käimas ja on ka palju edusamme. Hea küll, Marge küsib sult, et kui peakontori toetajad, et kuidas sa ennast motiveerid? Jah, see on nüüd tabasid nõrka kohta, Marge, et see ongi väga keeruline, et ka sellise ekstrovertse ja saavutusvajadusega inimesena ongi see väga keeruline, kui sa teed midagi enda arvates õigesti ja hästi ja seda nagu mujal liiga hästi ei märgata. Aga mind motiveerib minu tiim ja pere ja inimesed minu ümber ja sõbrad, nii et selles mõttes olen sellega seni hakkama saanud. Ei tea, kuidas edaspidi läheb. Stephen Covey on ka öelnud seda pidi, et igaüks, mis saab hommikul kujundada oma ilma.
täpselt nii, jah. Mõni tunneb, et vau, jälle vihma lörtsin ja teine mõtleb, et vau, et mis siin on positiivset. Hea küll, Andres küsib meilt küsimuse. Andres. Ja, see, nagu varem sai räägitud, siis kasutame sellist kaskaadi lähenemist, et me kõigepealt seame juhttiimiga Baltikumi taseme eesmärgid, võtmenäitajad, prioriteedid ja siis iga juhtkonna liige, kes on siis vastava eriüksuse või valdkonna vastutaja, viib selle siis oma tiimi ja siis nemad defineerivad sealt lähtuvalt jällegi oma tiimi eesmärgi. Et selles mõttes kogu see eesmärgistamine käib ülevalt alla kaskaadina, kuni siis lõpuks iga töötaja tasemeni välja, et nii me tagame selle prioriteetide selguse ja ka seotuse, et tõesti iga töötaja saab lähtuda ettevõtte eesmärkidest lähtuvalt. Et käitute nagu Steve Jobs ütles, et ei võta inimese tööle selle jaoks, et öelda neile asju ette, vaid pigem on see, et nemad pakuvad välja, et kuidas nad tulemusteni jõuavad ja te toetate. Just, see ongi nagu võti jah, et meil on ka üks põhimõte, et me jagame inimestele kõigepealt, jagame nii palju informatsiooni, kui meil on, sageli jagame inimestele isegi rohkem informatsiooni, numbrilist informatsiooni, kui võib-olla börsiettevõtte reeglid äkki lubaksid, aga see on meie põhimõte, et inimesed peavad teadma, kuidas meil läheb, nad peavad teadma, mis on meie prioriteedid, siis nad suudavad ka tegutseda ja iseseisvalt autonoomselt langetada otsuseid, mis tegelikult ettevõtted edasi viivad, ilma et nad peaksid ootama oma juhi käest mingit, ma ei tea, korraldust. Siis võibki võtta, et aasta ja kvartaalne nimelt eesmärgistamine ongi justkui nagu põhjanaela seadmine, mille poole saavad siis kõik joonduda. Jah, lisaks siis ka muidugi kõige suurem põhjanael on ikkagi see ambitsioonikas pikem eesmärk, kuhu suunas minna. Aga jah, et tegutsemine, elluviimine käib meil tõesti aasta ja kvartali põhiselt. Siis oli üks küsimus, et kõik näevad, et vau, et sa oled sellised huvitavad asjad korda saatnud, et küsimus on see, et millisel koolitusel oled sa ise käinud? Kuidas selle peale tulid, et sülkest asja teha? Eks nagu öeldakse, et kui on vajadus, siis tekib ka lahendus ja et siin ma selles mõttes huvitaval kokkusattumusel sain sinuga kokku ja nende toredate väikeste kokkusaamiste tulemuseks oli see, et ühel hetkel leidsime, et kuule, et siin on üks lahendus, mida võiks nagu proovida ja ma tänan sind ka siin toe eest selle süsteemi elluviimisel, minu abitreener Andres. Aitäh, tunnustuse eest. Nüüd on järgmine küsimus on Hugolt, et kas nüüd saate omanikult vahendeid ettevõtte arengu jaoks? Aega on võtnud, aga jah, et me eelmise aasta lõpuga tõesti lõpetasime ühe väga suure uuendusprogrammi. Nii et veel täna oleme saanud teatud hilinemisega ja ebapiisavas koguses, aga me oleme täna tõesti sellise operatsiooni poole pealt väga palju paremas seisus, kui me olime 2 aastat tagasi. Nii et abi on tulnud nüüd küll, jah. Mis sa arvad, et eks ma arvan, et ka omanikele ootuste kommunikeerimine, kui ka töötajatele omanike ootuste kommunikeerimine, see on suhtkond sarnane protsess, et seal tuleb ikka järjekindel ja süsteemne olla. Jah, see on täpselt nii, nagu nimetasin, siis see oli kindlasti üks minu kõige suurem selline vajakajäämine. Nii et see tuleb teha ja mina teen seda ka kvartaalselt. Et tavaliselt, ütleme siis, iga kord, kui me seame oma kvartali eesmärgid, siis sellele kohe järgneb mul siis selline advisory board'i formaadis kohtumine, kus ma siis oma nõukogu liikmed ja võib-olla veel laiendatud nõukogu püüan kokku saada, et joondada ka siis meie enda plaanid, meie omanike või siis omanike esindajatega, et nad oleksid teadlikud ja et ma saan ka neile delegeerida teatud ülesandeid, kui mul on vaja kuskil, ma ei tea, grupi poole pealt mingeid asju ajada või nii edasi, nii et ka see sama omaniku kaasamine samasse süsteemi on võimalik ja äärmiselt vajalik. Okei. Siis on selline asi, et kuidas on tulemuste juhtimisega ning milline mõju on tulemuste saavutamisel meeskonna siseselt? Kui ma nüüd saan õigesti aru, meeskonnad seavad endale eesmärgid ja iga meeskonna liige panustab oma rollist lähtuvalt ja regulaarselt vaadatakse üle saavutatud
tehakse muudatusi, korrigeeritakse plaane, liigutakse edasi. Nii et selles mõttes meeskond hoolitseb selle eest, et need tulemused oleksid saavutatud regulaarselt. Nädala koosolekutel vaadatakse üle arengut. Võib-olla veel üks selline hea tööriist, mida me kasutame või selline vahend on see, et me oma sellistel regulaarsetel kokkusaamistel loomulikult vaatame ka üle, mis on meie eelmise perioodi saavutused, aga enam me pöörame tähelepanu sellele, et milline on meie eesmärkide saavutamise tõenäosus. Ehk siis, et me pigem nagu üritame vaadata nagu ettepoole ja hindame seda siis nii-öelda 10 palli skaalal. Ja see annab ka võimaluse siis jälle ka koosolekutel või kokkusaamistel olla efektiivsemad. Ehk siis, et need prioriteedid, mille suunas me liigume nagu väga hästi, mis on nii-öelda sellises nii-öelda rohelises 89% tõenäosusega, 100% tõenäosusega, nendega meil pole vaja kokkusaamisel liialt tegeleda, küll aga vajavad tähelepanu siis sellised nii-öelda keskmise tõenäosusega või hoopiski siis sellised punases olevad prioriteedid. Nii et selline nii-öelda tööriist kindlasti aitab ka nii-öelda olla efektiivne ja aitab ka fookust seada meeskonna nii-öelda siis tulemuste suunas liikumisel. Et ma tean, et teil on ju ka olemas seda pidi, et sa oled nenda meeskonna rollid ära kirjeldanud, kasutades siis seda job scorecardi, et teil on olemas, et iga inimene teab, et mis tulemuste eest ta peab vastutama ja kui tahab seda rolli täita, siis ta võtab ka ju nende tulemuste eest ju vastutuse. Me oleme seda teinud, paraku raputan endale tuhka pähe, et ütleme, see on kindlasti üks veel arenguvaldkond, kus on võimalik nagu paremini teha, aga jah, et me oleme nii-öelda, seda peaks nagu sagedamini tegema kindlasti, kuna rollid ka natukene muutuvad ja nii edasi. Aga selles mõttes on täitsa õige, et nii-öelda, kui inimesed teavad, mis on nende roll, mis on nende ootused, siis sellest lähtuvalt nad saavad võtta ise initsiatiivi ja nad kindlasti on tulemuslikumad ja ka rahulolevamad. Siis on küsimus Ainar küsib, et mis see PowerScore endas kujundab, et PowerScore'ist võib-olla mina räägin nii palju, et see on välja töötatud Keha Schmardi poolt üks metoodika, mis küsib 3 hästi lihtsat küsimust juhtmeeskonna liikmetelt, et kas meil on õiged prioriteedid, kas meil on õigete prioriteetidega seotud õiged inimesed ja viimane asi, et kas meil õiged inimesed süsteemselt ja sihipäraselt saavad kokku ja on pühendunud visioonile. Kui neid 3 kategooriat mõõta, siis te saate väga kiiresti aru seda pidi, et kas teil ettevõttes on selgus eesmärkides, ehk meeskond teab, kuhu poole liikuda, selgus rollides, iga inimene teab, missugust tulemuste eest ta vastutab ja niinimetatud selgus siis ka normides, me ütleme, või kuidas te igapäevaselt koostööd teete, kuidas te otsuseid teete, kuidas te pingeid lahendate, kuidas te infot jaotate. Ja kui need asjad on nagu paigas, siis asjad liiguvad. Tavaliselt olivad see osa, mis sa ütlesid, et kui sa läksidki ettevõttesse, nägid, et nad ei olnudki paigas. Ilma mõõtmiseta oli see näha. Oli ilma mõõtmiseta näha. Nii, aga meil on 2 küsimust ja me peaksime lõpetama koheselt. Et kuidas te motiveerite ja premeerite parimaid, kas tulemuste eest või eesmärkide elluviimise eest? No, mis keda motiveerib? Kõigepealt usume seda, et inimesi kõige enam ikkagi motiveerib see, kui nad saavad sellises heas töökeskkonnas tähenduslikku tööd teha, nii et see on kindlasti kõige tähtsam. Aga jah, et nii-öelda küll, aga jah, on meil ka teatud sellised motivatsioonisüsteeme, mis siis lähtuvad meie tulemuslikkusest. Ettevõttes on kõiki nii-öelda siis kasumi jagamise programm, ehk siis tegelikult, et kõik töötajad saavad ettevõtte nii-öelda tulemuslikkuse puhul aastaboonust, kõik töötajad. Juhtkonnal on veidikene keerukam siis selline nii-öelda tulemustasusüsteem aasta baasil, et kus on ta nagu rohkem siis nii-öelda ka tegevuste või ütleme initsiatiivide põhjal lahku löödud. On veel erinevaid igasuguseid kolleegi tunnustamise vahendeid, et see tegelikult menüü on üsna lai ja kuni selline välja, et ka selline kolleegi või töötaja märkamine on juba väga hea, et minu eelmises elus üks personalijuhtidest, kellest ma nagu siiamaani kõige enam pean ühest Rootsi kogemustega härrasmeest, tema ütles alati juhtimise või arenguprogrammil, et teate, et juhtide peamine ülesanne või liidrite peamine ülesanne on tabada, kui keegi teie inimestest teeb midagi nagu väga nagu hästi.
ja siis sa pead teda kohe tunnustama. Ja, sest et see on asi, mis meil sageli nagu ära ununeb, et see ei tähenda muidugi seda, et peab lihtsalt nagu kiitma, et ega siis positiivse tagasiside andmine ei ole lihtsalt kiituse jagamine, vaid see on tagasiside andmine, et me räägime ikkagi nii-öelda, et mis konkreetne see käitumine oli, mis mõju sellel on ja mida siis edasi saab, ehk see on nagu see tagasiside ju andmise raamistik. Kui selliselt teha, siis me kindlasti kultiveerime seda nii-öelda üldist positiivset hoiakut ja see mõjub ühel hetkel ju kogu organisatsioonile väga nii-öelda toitvalt. Hea küll, aga võtame kokku selles mõttes, et aitäh, Anti, et jagasid oma kogemust, kuidas oravratast välja saab. Teine asi, mis me pakume teile võimalust seda pilti, et koheselt näidatakse teile ekraani peal QR-koodi. Kui keegi soovib kohtuda Antiga, siis kasutage, täitke vorm ära ja Anti lubas, et ta nädala jooksul võtab vähemalt teiega ühendust ja saate kokku leppida ise, et kuidas kohtuda.